Ida-Virumaa. Täna toimub meil teine dementsuse seminar IHVis ja täna võtavad osa sellest üritusest üle 80 inimest, kes töötavad sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas. Ja esimene seminar oli meil korraldatud Narvas, kus osales üle 60 inimest, jälle sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnast. Ja nendel seminaridel me räägime Ida-Virumaa probleemidest, mis on seotud dementsusega, kuidas neid probleeme oleks võimalik lahendada meie piirkonnas kohalikul tasandil. Me tutvustame spetsialistidele Ida-Virumaa piirkonna kohalikke teenuseid, et neil oleks võimalus jagada infot abivajavatele inimestele. Et ühesõnaga püüame võimalikult rohkem infot anda, mis puudutab dementsust. Ja miks selliseid seminare on vaja korraldada, et tänu nendele on võimalik teha selgitustööd spetsialistidele, kes igapäevaselt teevad tööd inimestega, et nad saaksid võimalikult varakult märgata dementsuse sümptomeid ja võimalikult kiiremini ja õigeaegselt inimestele abi pakkuda. Et siis ikkagi tuleb märkida seda, et kui varem peeti dementsust eakate haiguseks, siis nüüd näeme uut tendentsi, et kui haigus võib tekkida ka noorematel inimestel. Tänu õiglasele meditsiinilisele abile ja teenustele suudame haiguse progresseerumist aeglustada ning anda inimestele võimaluse elada kauem, jäädes mugavasse kodusesse keskkonda. Ja meie püüame tagada, et iga dementsusega kokku puutunud inimene saaks maksimaalselt tuge ja hoolt, mis on vajalik väärika elu tagamiseks.